No tere tulemast! Kena esmaspäeva, käes on jälle kohvipausi aeg ja ma ei ole täna üksi. Mul on külas life coach Heidi Kristel ja minu kokkupuude Heidi Kristeliga oli pea aasta tagasi. Me sattusime ühte mentorprogrammi ja kui Heidi Kristel tuli sinna ruumi sisse, siis ma mõtlesin, vau, milline naine. Milline äge riietus ja milline enesekindlus ja minu meelest kuni mentorprogrammi lõpuni iga kord, kui Heidi rääkis, siis mina vaatasin suu lahti, nii et Heidi isegi ühel korral lausa ütles, et ma muudkui kuulan teda. Aga see enesekindlus, mis ikkagi Heidis olemas on ja see, kuidas ta jagab kõike seda ka teistega, see on mingi niisugune vau-moment. Ja mul on väga hea meel tegelikult, et Heidi Kristel on tulnud täna meile natukene jagama seda, kuidas sa ikkagi oma enesekindlusega iseenda maailma lood, sest et päriselt on ikka niimoodi, et sinna enesekindluse taha jäävad nii mõnedki otsused tegemata, sest me lihtsalt ei ole nii enesekindlad. Kuidas sellega on siis, Heidi? Tere tulemast! Tere, aitäh, et see nüüd oli küll selline nagu kullasadu minu pähe, aga aitäh sulle need sõnad, et nii armsad, et mina väga-väga imetlen sind kõrvalt ja sinu teekonda ja mõtlen just, et need assistendid, kes kõik on sinu juurde õppima tulnud, et nad tegelikult on nii õnnelikud, sest et nad on saanud sellise mentori, kes ise usub sellesse, mida ta teeb. Ja võt see minu enesekindlus tuleb ka sellest, et ma tegelikult ka usun, mida ma teen. Ja ma kuskil 40-selt, ma olen täna 49, saan 50 suvel, et ma siis otsustasin, et ma ei tee ühtegi asja enam, mis mulle ei meeldi. Ja tegelikult on meil kõigil võimalik valida seda, et ka see pesu triikimine ja toa koristamine, et pange see heade asjade nimekirja ja võtke see sealt siis, kui on sobiv aeg. Et sellised väikesed muudatused mõttemaailmas tegelikult viivad sind väga kaugele. Ja täna ma tahangi nagu sellest teiega rääkida. Ma küsin üle, et kas me saame teha nii, et chati aken jääb meil aktiivseks. Et ma kõigepealt tahaks, et need inimesed, kes meil siin on, ma ei tea, palju meid siin täna on. Ma näen, et meid ikka siin laivis on, et Facebookis otse laivis ma saan näha küsimusi, kui on mõtteid, sa tahad arendada. Selge. Nad ei ole Zoomis meil kohal. Nad ei ole Zoomis kohal. Selge, teeme nii, et me oleme Zoomis ja nii. Siis ma alustaks võib-olla niimoodi, et ma hakkan jagama ekraani, hakkan tänase koolitusega kohe peale, sest et meil aega nagu väga palju ei ole ja mina armastan rääkida, on ju. Ja meil siis tänane teema oli, et kuidas see enesehinnang loob sinu maailma ja proovime avastada siis koos, et kuidas sinu sees olev selline enesega rahulolu aitab siis sinu sellel olemuselt maailmas tagasi peegeldada. Ehk siis hakkab sulle maailm looma täpselt seda, mida sina enda sees tunned. Ja miks mina sulle täna seda rääkima olen tulnud, õnnele siin mind ülistas ära, aga tegelikult minu lugu on siis selline, et meil on 3 last, 1-2 poissi ja siis see tüdruk. See pikem poiss tegelikult ei ole meie poeg, mis lihtsalt on koopiamasinaga, tema meil tütre elukaaslane. Ja meil kõik 3 last on olnud siis väga sügavate ja vastikute haigustega ja siis sealt hakkas minu selline nägemine, et kui ma 3. ootasin seda kõige nooremat, kes siin eelmine suvi lõpetas 9. klassi, õnnelik siin lillekimbuga, siis tegelikult jäi meil teine laps haigeks ja sealt hakkas selline päris kurb ja traagiline lugu, mis siis kestis aastaid. Ja sealt algas ka see, et ma nagu väga kõvasti hakkasin ütlema, et kuulge, ma ikkagi tajun neid asju teistmoodi. Aga üldiselt ma siis olen abikaasa, ema 3 lapsele, ma olen ettevõtja, mul on tegelikult arhitektuuribüroo 20 aasta ringis. Aga ma olen siis ka alateadvuse terapeut, kiireloomutuse koolitaja, life coach. Ma olen loonud kristaltehnika, see on selline tehnika, mis on küll natuke mu selle tütre nime järgi pandud, tema nimi on Rebecca Kristal. Aga tegelikult see on nagu kristallkuul, mis näitab siis ära kõik need sinu väärad mõtted. Ja ma olen siis turundaja ja kõike muud veel, aga kodus ma olen ikka koristaja ja see kõik muu söögitegija ja kõike seda, mida teie ka olete. Ja nüüd, kui me räägime täna teile sellest, kuidas teie olete meie sellised haldjad ettevõtjate taga, ehk siis virtuaalne assistent, siis kui sa paned nüüd endale kribad need 5 asja kirja või teed screenshoti, siis põhimõtteliselt on tänase koolituse sisu sul käes. Ja miks ta sul siis käes on see, et sa tõepoolest oled õnnelik inimene
ja sa võid oma tööd teha Türgis lamades rannaliival, olles männimetsas telefoni kaudu ja mitte keegi ei tea ja mitte keegi ei küsi. Ja see on sinu vabadus, ehk siis sa oled asukoha vaba ja seda privileegi väga paljudel ei ole. Nüüd, millest sõltub sinu edu? Sinu edu sõltub tegelikult siis tuumuskumustest. Ehk siis tuumuskumused on need asjad, mille me saame kaasa lapsepõlvest, sest meil on alateadvus, mis kujundab uskumusi ja jätavad nad nagu selliselt kinnistatud infoks ja me siis teadliku meele pealt 5% ja alateadvuse pealt 95%, umbes nii igapäevaselt teeme oma otsuseid. Ja see tähendab seda, et kui sa lähed kapi juurde, võtad, vaatad, et paneks täna roosa džempri, siis see 5% sinu teadlik meel valis selle roosa džempri ära ja siis sa enam edasi ei mõtle, kuidas sa selle selga paned. Ehk siis sul on olemas uskumus, et sa oskad seda ja selle uskumuse baasil sa siis hopsti saad omale džempri selga, üldse ei mõtle selle peale enam ja isegi ei nagu vae tagant järgi, et kuidas see käis või kas ma tegin hästi. Ja sellised uskumused siis meid igapäevaselt kõikide tegevuste juures mõjutavad. Nüüd, mis meid alt veavad, on see, kui me oma emotsioonidega ei saa hakkama. Ehk siis meie uskumus on ühtemoodi, me ei oska seal sees muuta seda mustrit ja me läheme emotsioonidega, vajume nii-öelda nagu läbi, vajume sohu. Ja tegelikult, mis siis, mida ei räägita, on see, et emotsioonid tulebki tunda. Ja emotsioonidega on üks võlunipp, neid tuleb tunda lõpuni. Ja kuidas seda teha, siis selleks on 5 küsimust. Ja 5 küsimust on põhimõtteliselt väga lihtsad, need tekivad sul enda sellest emotsioonist. Kui sa ütled näiteks, et ma olen nii õnnelik. Ma olen praegu nii õnnelik, et mul tekkis mingisugune võimalus. Siis täpselt nii sa saadki öelda, et aga miks ma õnnelik olen? No vot, sest mul tekkis see võimalus. Aga miks mul see võimalus tekkis? Sest ma olin julge ja panin ennast kuskile välja. Aga miks ma olin julge ja ennast sinna välja panin? Ja niimoodi umbes 5 küsimusega jõuad sa sinna selle emotsiooni põhjani ja sa saad aru, kas see on siis tegelikult see emotsioon või sa nägid seda justkui nagu läbi kõverpeegli. Ja viimane, mis on siis ka selline tegelikkuses tegevusse minemisel kõige olulisem punkt, on vastutusplaan. Ehk siis me igapäevaselt elame nii, et me oleme oma endale räägitud loo nii-öelda muinasjutus. Ja kui sa ei ole välja mõeldud, mis sind hetkel takistab, kui sa ei ole välja mõeldud, kus sa praegu täpselt oled, siis sa ei saagi kuhugi minna, sest võib-olla sa oled kohal, võib-olla sul on kõik väga hästi. Ehk siis vastutusplaan tähendab seda, et sa kaardistad ära selle hetke olukorra. Näiteks selle, ma olen praegu sellises kohas. Ma tahaksin saada olema 3 muud klienti. Nii, väga hea, tahad saada 3 muud klienti. Kuidas sa nad saad? Kas läbi samade klientide, kes sul juba olemas on? Üks võimalus. Kas läbi selle, et sa paned ennast kuhugi välja ja ülesse? Teine võimalus. Sa pead võtma vastutuse, nii, ja see ei ole veel kõik, nagu ütleb reklaam. Nüüd sa pead ka tegevusse minema. Ehk siis sa võid panna omale otsusesse küpsemise aja, näiteks kirjutad, täna on esmaspäev, kolmapäeval postitan selle ja reedel teen seda. Et annad endale aega selle mõttega harjuda, aga see lugu sinu peas peab olema selline, mis juba lubab sul tegevusse minna. Ja tihtipeale on nii, et me räägime endale seda kohta, kus me ei usu endasse, kus me arvame, et me oleme kas liiga vanad, liiga paksud, liiga koledad, liiga lollid, liiga laisad või mis iganes lugu sa endale räägid. Tegelikkus on see, et mitte kedagi teist peale sinu enda ei huvita, kus sina endaga oled. Okei, terapeuti, kui sa tema juurde tuled, huvitab, on ju. Aga üleüldiselt pole mõtet seda lugu rääkida. Nüüd väga kurb lugu on, kui sa endale räägid seda lugu ja see ei ole tegelikkuses tõsi. Buliimikud, eks ju, igasugused toitumishäiretega inimesed, nemad räägivad endale lugu ja see ju ei ole tõsi. Ja kui sina nüüd räägid endale lugu, et sina ei saa, sina ei oska, sina ei suuda, sa oled liiga noor, sa oled liiga vana, sul on halb asukoht, sul ei ole raha, siis kõik need asjad, mida sa usud, on tõsi sinu kohta, sest sa oled selles emotsionaalses seisundis. Kui sa nüüd hakkad vaatama, kas seal tegelikult 5 küsimusega taha minema, kas seal tegelikult on need olukorrad, siis sa hakkad sellest läbi nägema. Nii, aga nüüd võta omale 30 sekundit. Ma ise vaatan, kas ma saan ka kohe seda teha.
ja et ma soovin, et sa läheksid heidikristel.ee lehele. Ma vist ise tegelikult ikkagi ei saa minna, aga sellest ei ole midagi. Ma panen uuesti selle sama esitlusega peale. Mine heidikristel.ee lehele, vaata see esileht üle. Äkki sulle jääb sealt mõned asjad silma, pärast tule tagasi ja tutvu sellega. Aga ma pakun sulle võimalust kohe saada enda jälgijaks, ehk siis minult neid mõtteid ja kirju. Ma ei ole hull postitaja, ma kirjutan ainult 1 kord nädalas ja ma kirjutan hästi palju sisulist infot seda, nagu mida mina kogen ja kuidas ma sellesse kogemusesse suhtun. Ja see võib sind selles mõttes aidata, aga seal sees on alati ka lingid ja programmid ja kõik minu pakkumised. Nii et scrolli alla, hakka minu uudiskirja jälgijaks ja siis ma räägin sulle, kuidas tänane koolitus tekkis. Tegelikult need samad 5 sõna, mis sa seal ees nägid, tulid siis minu pähe siis, kui ma olin neljapäeval, 1 päev enne pühi, siis hommikujooksul. Mulle meeldib hommikuti jooksmas käia. Üks on see, et see mu tuumuskumusi, et see on nii lihtne. Mul on hulka lihtsam jooksma minna, kui näiteks kõndima minna või tööle hakata, sest minu see jooksmine on nii mõnus, on ju. Hästi hea tuumuskumus, tasub endale ka kopida, kellel veel ei ole. Ja jooksu ajal mul tuli meelde, et esmaspäeval on see virtuaalassistentide asi, ehk see õnnele kutsutud asi on ju. Ja ma mõtlesin selle peale, et mis ma neile räägin ja vot siis mul täpselt tulid need teie 5 sõna ja ma salvestasin omale häälsõnumi, sest jooksu ajal ma ju kirjutada ei saa ja mu see sõnumi pikkus oli 12 sekundit, millest siis ma 10 rääkisin. Asukoht, tuumuskumused, emotsioonid, 5 küsimust, vastutusplaan. Sisuliselt oli mul koolitus valmis. Nii, kuna ma olen nüüd koolitusi päris palju teinud siin ajaga, siis on mul olemas slaidid ja slaidide põhjad. Ja seda teie koolitust ma siis, ma ei tea, kas mul läks pool tundi, võib-olla ikkagi ei läinud. Nii, ja ma räägin sulle sellest ka, et kuidas läbi selle sama, et ma nüüd olen nagu enesekindel, kuidas läbi selle siis mul toimub müük. Üks on see, et ma praegu äratan teisi huvi, on ju, et ma näen seda maailma, ma tean küll, et teistmoodi kui tavalised inimesed ja ma ausalt öeldes Selveri kassapidajale ei hakka kohe rääkima, et ma saan kohe läbi vaadata tema tuumuskumused ja teda aidata. Et võib-olla ta kutsuks mulle selle kiirabi järgi ja viidaks mind sinna hullumajja. Aga see tegelikult ei ole oluline. Oluline on see, et sa tead ära, millal ja kus mida jagada. Ja see tähendab seda, et sa mõistad seda väärtust, milles just sina oled eriline, mis see sinu ekspertlus on. Ja mina siis tänu sellele koolitusele, mis praegu olen ma teid juba võib-olla pannud enda jälgijateks, uudiskirja saajateks. Ma teen otsest müüki, sest et kui ma äratan sinu suvi, siis sa võib-olla tahad tulla minu eraseansile. Mul on ka tasuta 20-minutiline kõne, millega ma saan sul veel huvi tekitada. Nii, ma otsustasin, et ma sellest samast koolitusest teen ka pikaajalise müügiartikli, ehk siis ma teen sellest pisikese salvestuse pärast ja panen ka selle müüki. Ehk siis sa näed, kuidas ma teen perspektiivset müüki, võtan sind enda jälgijaks, soejandan sind ära, teen sulle otsest müüki, ehk siis pakun sulle kohe lõpus mingisuguse soodustuse ja kolmandaks loon sellest kestva allika, ehk siis mina magan, aga teie võib-olla õpite minu koolituse järgi. Ja selliselt, kui sa selliselt nagu suudad oma asju näha, suudad näha sinna taha neid võimalusi, siis elu hakkab õudselt kerge olema. Ja selliselt elades on nii palju lihtsam. Aga hakkame natukene vaatama, et kõigepealt, et ma ei proovi teid nagu inspireerida, ma proovin teid üles äratada, sellepärast, et teil on kõik olemas. ja ma ei taha, et sa mõtleksid, et sina ei saa või sinul on teistmoodi. Et tegelikult on nii, et see naine, kes elab endaga nagu kooskõlas, kes on enesega heas kohas, ta enam ei oota, et maailm annaks talle lubaduse särada. Ta otsustab, et ma säran. Ja küsimus ei ole mitte kunagi välimuses, pikkuses, kaalunumbreis, juuksevärvis, nahatoonis, mitte milleski selles. Küsimus on sinu eneseolekus. Kuidas sa ennast tunned sisemiselt, nii see maailm sulle välja peegeldab. Ja me lähme täna hästi läbi selliste ausate kohtade, et miks sa tunned, et sa ei ole piisav, miks sa kahtled oma väärtuses ja mis sind tagasi hoiab, kuigi su hing võib-olla tahaks lennata või unistada, sa ju tahaksid suurelt, aga miks sa ei julge? Ja miks sa ei lähe tegevusse? Sest tegelikult sinnamaani, kuni ma unistan, on see kõik üks muinaslugu.
ja kui ma tahan, et see unistus hakkaks saama eesmärgiks, siis ma pean talle andma ajalise, rahalise või muu emotsionaalse väärtuse. Et selle me unustame tihtipeale ära ja me elame oma muinasloos ja me mõtleme, miks see prints valgel hobusel ei tule, miks see loss minu ellu ei ilmu ja kus see tuleb. Ja kõigepealt, kui me räägime enesehinnangust ja eneseteadlikkust, siis ta pead aru saama, mis see sinu väärtus on. Ja kui sa nüüd tunned, et sa ei ole piisav, siis no, see ei ole kindlasti tõde. Et sa tegelikult oled ju täiesti piisav ja küsimus ei ole selles, et kas sa nüüd ise annad endale hinnangut ja räägid mingit lugu, vaid küsimus on pigem selles, et kuidas sa tunned ennast mingeid asju, tegevusi tehes. Ja kui sa saad praegu näiteks kirjutada, et sa tunned, et ma ei ole piisav, on ju, ma ei ole piisavalt ilus, tark, edukas, väärikas ja küll las see jääb, aga me teeme kohe rakendava siis sellise harjutuse, ehk siis kirjuta selline lause, ma olen piisav, sest. Ja nüüd lõpetad selle lause. Ükskõik, kas või üks tõestus, mis sa praegu pane pärast teised, see ei pea olema perfektne, see ei pea olema lõplik, aga sa saad iga päev seda sama harjutust rakendada. Ja ongi, ma olen piisav, sest, no ma ei tea, ma olen piisav, sest ma olen hea ema, ma olen piisav, sest ma olen hea naine, ma olen piisav, sest ma olen edukas ettevõtja, ma olen piisav sellepärast, et ma ei karda esineda, ma olen piisav sellepärast, mulle meeldib jooksmas käia, ükskõik, mis sinna taha tuleb. Sa kogu aeg räägid endale nüüd seda lugu, et ma olen piisav, sest tegelikult sa oled piisav. Ja kes mu juures teraapias on käinud, see teab, et meie väärtus ei sõltu üldsegi sellest, mida meie arvame, siin on hoopis teised asjad. Ehk siis see on selline harjutus, mis kasvatab kohe su eneseteadvust, sest sa ei loo endale seda uut lugu nagu negatiivselt ja vana ei jää sul enam siia valitsema, vaid sa pidevalt tõstad ennast natuke ühest kohast, natuke teisest kohast, kuni lõpuks sul see ma olen piisav olek on igapäevane, see on sinu siis tuumuskumus. Kui me nüüd siit natukene edasi läheme, siis emotsionaalne intelligentsus on see asi, kuidas me oma emotsioone juhime ja kuhu me siis läbi emotsioonide vajume. Ja siin võib nüüd olla küll see, et sul on siin nagu valupunkt, et mul käivad tunded üle pea, ma ei saa üldse aru, kus ma olen, ma reageerin üle, ma tõmbun eemale ja mis iganes emotsioonid siin sel hetkel mõjutavad, kuidas sa saad neid siis paremini juhtida. Esiteks on see, et kui sul on mingid ebamugavad olukorrad, mõtle need läbi, mängi need peas, justkui läbi, tee siukene screenplay omale, kus sa mõtledki, kuidas sa visualiseerid juba, et ma lähen siin uksest sisse, räägin selle inimesega, milline olukord tekib, siis võib nii tekkida, mis ma ütlen ja sul on alati kergem minna. Samamoodi on sul kergem olnud koolis käies, kui sul on mataksiga õpitud, lähed kontrolltööd tegema, valemit tead, siis tegelikult tead, et suudad välja mõelda selle vastuse. Kui valemit ei tea, siis on küll jamasti, siis sa ükskõik palju sa neid arve seal vaatad või pastakad närid, ei tule. Et selles mõttes kindlusta ennast natukene ette ära. See ongi selline emotsionaalsesse intelligentsusesse lähenemisel üks vaatepunkte, et ma mõtlen läbi, kas ma selle konkreetse emotsiooniga lähen negatiivsesse rolli või ma vaatlen täpselt ära, kus ma tegelikult olen. Sest üldiselt, kui sa tunned tugevalt emotsiooni, sa küsid, mis tunne see on? Ma olen näiteks maruvihane. Nii. Ja mida see sulle siis ütleb see tunne? Et ma olen selle olukorra peale vihane. Okei, kas sina lõid olukorra? Võib-olla lõid, võib-olla ei loonud. Kas sa muuta saad praegu? Otseselt ei saa. Aga kas sa saad muuta oma suhtumist? Muidugi saad. Nii. Ja mida sa tegelikult vajad? Võib-olla sa vajad, et keegi ära kuulaks. Võib-olla sa vajad, et sa lahendust näeks. Ja reeglina on nii. Mu moto kodulehel on ka, igale probleemile on lahendus. Et meil on üks probleem ja meil on nii palju võimalusi sellest olukorrast välja tulla. Mul näiteks on praegu ühe kinnisvara ostuks vaja juurde raha, ilmselt umbes 50 000. Ma täna hommikupoolikul võtsin natukene chati ja võtsin mingeid pankade lehtesid ja vaatasin, et mis ma teha saan. Mõtlesin välja. Ja mul ei läinud selleks rohkem kui pool tundi. Ja nüüd ma olen suhteliselt veendunud, et ma saan selle 50 000 hästi lihtsalt. Ja selle veendumuse pealt ma lähen energeetikaga, kus ma olen kindel, et minu kasuks lahendus tuleb. Ja just nimelt see, kuidas sa siis suhtud sellesse olukorda, tegelikult siis aitab. Nüüd praktilise tehnika teeme ka. Kirjutamale üles tunne pluss vajadus. Nii, sellised 2 sõnad. Tunne pluss vajadus. Näiteks tunnen kurbust, sest vajan lähedust.
tunnen ärevust, sest vajan selgust. Ja kui sa sõnastad selle tunde pluss vajaduse ära, siis automaatselt reaktsioon väheneb. Ja üks sõna veel kirjuta siia alla olukord. Ja nüüd sa võid kirjutada sinna alla võrdub üks kord sellised olud. Ehk siis sa tead, kui sa lööd varba ära, siis see kestab natukene aega. Aga kui sa lähed näiteks enesealetsusse, siis sa võid sinna päris pikalt jääda põdema. Ja miks? Sest sa ise hoiad sellest kinni. Ja tegelikult see sulle kasu ei too, nii et sellised olud üks kord. Ja siit jõuame selleni, et sa peaksid olema siis sellises enesehoolduses igapäevaselt. Ja nüüd, kui sa ütled, et mul ei ole aega ja mis see enesehooldus üldse on, siis võib-olla sa mõtled, et sind ei vajata, sa pole väärtuslik, mul ei ole üldse aega rääkida nende asjadega tegeleda, mul ei ole aega trennis käia. Ja tegelikult on nii, et mõtle välja, mis see üks asi on, mida sa näiteks peale seda koolitust 10 minuti jooksul kohe saaksid teha enda heaks. Minu pärast see võib see olla, et sa võtad tassi teed või tassi kohvi ja loed natuke raamatut, sest iga päev kas või ühe lehe lugemine muudab sinu maailmavaadet oluliselt, sest siis sa kuulud juba 2% hulka inimestest maailmast, kes raamatuid loevad. Aga see võib olla mingi muu asi. Mina ilmselt lähen jooksma. Sest enne sadas vihma ja nüüd ma vaatasin, et jäi järgi nii mõnus on ju. Et ükskõik, mis see on, see sinu igapäevase nii-öelda vaimse seisundi tagamine tuleb läbi selle, kuidas sa endaga hakkama saad igapäevaselt. Näiteks, kas sa oled hommikulti see inimene, kes peale üles tõusmist ei pea küll kohe, aga mingi aja jooksul teeb ära oma voodi. Distsipliin, vastutuse võtmine. Kui sa ütled, et distsipliin ja vastutuse võtmine on sinu jaoks keeruline, no ilmselt ei ole, sest sa oled virtuaalassistent, need on kõik väga tublid ja targad, aga ütleme nii, et kui on ka selline inimene, kellel on see raske, siis ma ütlen, et ei, su distsipliin on ideaalses korras, sest tead, kõigepealt aju annab sulle märku, mul on kõht tühi, mul on pissihäda ja ühel hetkel sa otsustad, ma lähen sööma, ma lähen pissile ja täpselt õigel ajal hakkad pissima, ei hakka poole tee peal ja ei pane suust mööda oma kahvlit koos toiduga, sa teed kõike väga õigesti. Ehk siis su alateadvuses need tuumuskumused nende asjade kohal on väga paigas. Nüüd need asjad, mida sa veel ei hinda, mida sa veel ei väärtusta enda juures, muuda ümber, vaata läbi, 5 küsimust, mine taha, leia lahendus, leia uus tuumuskumus, hakka seda kogema ja ära räägi omale muinasjuttu. Aga põhimõtteliselt stressi saad siis maandada, siin on välja toodud hingamisharjutused, meditatsioon, mis iganes need sinu positiivsed kehatehnikad on ja enesehoolduseks vajalikud asjad. Ja luba see endale lihtsalt ise igapäevasesse ja just nimelt, et mitte nii, et ma teen seda nädalavahetusel või siis, kui mul aega jääb, vaid nüüd kohe täna ja see mikrovõitelega tegelikult, millega siis lähed igapäevases elus oma makrosse, et pisikeste asjade kaudu me hästi palju muudame. Millised tempo on päris suur, aga pole hullu. Väga tihti on nii, et inimese väärtus läheb ära paari suhtes, sest et kõigepealt see tervislikud paarisuhted on tänapäeval suhteliselt harv nähtus. Üks on see, et oma emotsioone ei väljendata. Arvatakse, et mina ei olegi väärtuslik, ma ei vääri armastust. Ja ma tunnengi ennast kogu aeg tühjana ja ma ainult annan. Et väga paljud naised on läinud teenindaja rolli, algul nad on siis ikkagi naised ja armukesed ja ühel hetkel nad muutuvad siis emmedeks ja teenindajateks ja see on nagu teie enda valik. Aga tegelikult siis, et sa võidki tunda, et ma olen kõigile olemas, aga keegi küsi, kuidas minul läheb ja ma isegi ei taha endalt ise enam küsida, ehk siis ma hakkan endast nagu haletsema, peitma. Ja siis sa kaotadki ennast ära, aga üks on see, et sul ei ole siis enda piirid konkreetselt paigas. Sa ei ole läbi mõelnud, milline naine sa suhtes olla tahad. Mina tahan olla see naine, kelle eest mees kõik asjad ära teeb. Ja nüüd, kui ta ütles mulle, et me ühte kinnisvara ei saa müüa, et minu seda uut unistust täita, siis ma nagu mõtlesin, et okei, ja ma leian lahenduse. Ja siis ta ikkagi terve selle nädalavahetuse üritas mind hästi hoida, et ma ei oleks väga kurb. Ja ma võingi olla siis hästi hoitud, aga see ei tähenda, et ma ei või ise otsustada ja lahendusi leida. Et sa pead aru saama sellest, et tegelikult sinu elu mitte keegi teine ei juhi ja need emotsioonid, mida sa endale lubad, need on täpselt ainult sinult sõltuvad. Et keegi teine ei tule ütle, ole kurb, hakka ennast haletsema
Ja nüüd, miks see enesekriitika tekib? Ongi see sama muinasjutt, millest ma ennem rääkisin. Negatiivne sisekõne. Kus see tuleb? Vanemad ei olnud õnnelikus suhtes. Mul ei öeldud kunagi, et mind armastatakse. Ma pean olema ideaalne, et minna sinna. Kule, mul on ka täna siin mingi punane täpp põse peal, no ma ei saagi teile siin jutustada üldse, on ju. Ehk siis väliselt mõjutavad stress, ärevus ja puudulik enesejuhtimine ehk siis distsipliini puudumine, negatiivne keskkond, kognitiivne moonutamine ehk siis räägid endale mingit juttu enda kohta. Ja sa nagu arvad, et sa oled see, mis teised ütlevad. Ei ole, sa oled see, mis sa ise olla tahad. Ja see, mis sinu sees on, peegeldab välja ja tuleb sulle siis maailmast. Ja nüüd kirjuta selline lause. Kui ma hoolin endast sama palju kui teistest, siis. Nii lihtne on ju. Kui ma hoolin endast sama palju kui teistest, siis. Ja lihtsalt ongi see, et sa nüüd lõpetad selle harjutuse. Täna siis saad selle fraasiga näiteks kohe kätte selle, mis sinu elus on praegu selles madalseisus enesehinnangus. Ja proovi panna paika sellised piirid enda suhetes ja enda suhtes. Suhtes ma mõtlen seda, et mitte selles kooselus või paari suhtes, kus sa oled, vaid mida ma luban, kuidas ma luban endaga käituda, mida ma endale luban, enda piirid. Märka, kuidas su keha reageerib, kui sa tõstad ennast sellest emotsionaalsest seisundist välja, kui sa juba lähed sellesse uude energiasse. Ja siit nüüd tulebki see, et me tegelikult oleme oma sügavate ja tundmuste ja uskumuste siis nii-öelda natukene nagu ohvrid, aga need tuumuskumused on sellised toredad asjad, et me neid kuni umbes, täna ma pean ütlema, et noored, osad on varaküpsed ja osad jällegi küpsevad väga hiljast, on väga uitud, et ütleme kuni 25-ni, kuskil 15 kuni 25 me siis kinnitame enda sellist minapilti ja kogume oma tuumuskumused nagu endale eluks nii-öelda pagasisse. Ja kui sa nüüd mõtled, et arvutil on see arvuti, aga on vaja uuendada kogu aeg seda softi, eks. Et meil on riistvara ja tarkvara, et arvuti on see riistasi ja tarkvara on vaja uuendada, sest muidu ta jääb ühel hetkel slow mode'i ja sa ei saa sellega midagi enam teha. Sa ootad, millal ta otsib, eks ju, kui sul on tasuta chati see versioon, siis ta ütleb, et ma ei saa hakkama, ma otsin, searching on ju, ja sina ise jääd siis sellisele ka nagu tasemele kinni, ehk siis kuni 25, ma ütlen, siis on alateadvuse mõttes see aeg, kui ma kinnitan omale neid tuumuskumusi, see tuleb enamasti lapsepõlvest ja ma panengi paika, kas ma olen väärtuslik, kuidas ma mingeid olukordi lahendad, millised tegevused need on. Aga siis 25 kuni 35 ma kogen enamus need uskumused siis läbi, ehk siis see on see rock and roll periood meie elus, kus me kõiki igasuguseid olukordi enda ellu tõmbame ja me võtame ka vastutusi, ehk siis me võib-olla loome suhte, leiame omale kodu, saame uue töökoha, oleme karjääris edukad, võib-olla saame ka lapsed, ehk siis läheme nende uskumuste juba kinnitamisse ja nüüd siis 35 kuni lõpuni, halloo, lõpuks on slow mode, on ju. Kui sa nende vanade uskumuste pealt lähed, siis sa ei jõua nagu heasse kohta, sest asjad nagu aeguvad ära, parim enne saab seal mööda. Mine oma vanaemale külla ja ütle, et vanaema, mõtlesin, teeks sul kapremondi, et mis arvad, et paneks uue mööbli siia sulle sinu elutuppa kõik. Vanaema ütleb, et kuule kullake, esiteks mul pole vaja, mul on väga vähe jäänud, räägib ta sulle kindlasti ja jumala eest, et ära kuluta raha minu peale. Ja võt sellise emotsionaalse seisundiga me sealt 35 kuni lõpuni panemegi. Mul on vanaema 96, 95 sealt kolis korterist ära mu ema juurde, sest ütles, et ta vist päris hästi enam üksi ei taha elada ja ütles kodule nii, et kuule, aitäh, kodukene, panime ukse kinni, aitäh, kodukene, ma liigun nüüd edasi. Ei mingit kahetsust, ei mingit kurbust, uued jahimaad. et see positiivne suhtumine sinu enda suhtes väga palju muudab ja siis sa jõuad ka sinna kohta, kus sa saad endale pakkuda uusi nii-öelda praktilisi tööriistu, kus sa suudad ennast viia sellesse kohta, et sa vaatad üle oma selle tuumuskumuse. Ja kuidas sa seda kõige lihtsamalt teha saad? Et
kõigepealt, kui sa mõtled näiteks, et ma ei pea midagi tegema selleks, et olla armastust väärt, siis kas see on sinu kohta tõsi? Mõtle korraks, kas see on sinu kohta tõsi? Kui see on tõsi, siis kõik on väga hästi. Sa oled saanud enesekindlaks, sinu lapsepõlve traumad ei ole väga suured ja sa kindlasti suudad olla armastav partner ja ema või isa ja kõik on hästi. Nüüd, kui siit tekkis juba üles väikene valu ja kurbus, siis mõtle, kust see uskumus tuli ja kas ma tahan seda veel edasi kanda. Ja kui see on negatiivne uskumus, siis mine nende küsimustega taha. Et sa võid kirjutada siin kirja oma nooremale minale, kus sa leiad üles selle valupunkti, aga kõige lihtsam on siis selle 5 küsimuse harjutus, mis ma sulle enne andsin. Ja kui me nüüd siit veel edasi vaatame, siis sa peaksidki jõudma selleni, et sa natukene ikkagi mõtled välja, et mis need asjad on, mis sind täna enda juures häirivad. Ja kui ma rääkisin sellest, et sa jääd slow mode, eks ju, siis on olemas see fixed mindset, kus sa mõtled, et nii see niikuinii on, ja on olemas siis growth mindset, kus sa siis saad aru, et jah, siit ma saan edasi minna, selle koha ma vaatan üle, sellega ma pole rahul. Ja kui sa ütled väiksele lapsele, et tule, lähme ostame sulle selle roosa pulgakommi, mis on su lemmik, siis ta tuleb suga väga hea meelega kaasa ja siis, kui sa poes avastad, et seda roosat ei ole, ütled, et võtame rohelise täna, siis ta hakkab jonnima. Et kui ta on juba olnud selles kohas, kus ta teab, et ta saab selle roosa, mis on tema lemmik, siis sa peaksid suutma temast tekitada selle koha, kus ta tahab seda rohelist proovida. Sa lähed sinna juurde, vaatad, ütled, et väga huvitav. Neil ei ole seda roosat enam, aga millegipärast nad on toonud siia rohelised ja orantsid. Mina küll ei tea, kumb see parem võiks olla. Ja siis sa lubad lapsel valida. Sa võid rääkida, et orants on ilmselt hapukas, roheline võib olla ju magusam. Ükskõik, mis lugu see on, et sa tekitad temast selle huvi, mul hakkas suu vett jooksma juba, huvi selle uue kogemuse järele ja samamoodi sa pead siis endas suutma seda uut kogemust justkui atraktiivseks teha, et ma ei karda seda ja et ma ei suuda siin oma unistusi saavutada, sest mina olen selline, siis tegelikult ma mõtlen, et mina tahan seda, eks mina tahan seda kinnisvara osta, okei, mees ei anna mulle seda 50 000, et kust ma selle saan. Ja ma panen see, et mul see ost on see viimane eesmärk, kuhu ma jõuda tahan ja panen need tagurpidi sammud. Ehk siis, kui mul täna seda raha ei ole, kui palju mul endal on võimalik kiiresti tekitada, kui palju on mul võimalik kuskilt saada, mis tingimustel, võtan vastutuse, pühendun ja lähen step by step oma nende eesmärkide poole. Ja see on tegelikult ülilihtne. Ja kui sina ikka veel arvad, et sina ei saa, siis kirjuta paberile. Kui mind ei takistaks hirm ega teiste arvamus, siis ma. Kui mind ei takistaks hirm ega teiste arvamus, siis ma. Ja kui sa pärast natuke selle sama paberilehega tööd teed, siis sa jõuad sinna kohta, kus sa leiad üles need õrnad punktid, mis sul täna veel on. Ja sa tegelikult ei pea ju kõike kohe muutma, aga sa pead ühe asja tegema, valima iseenda. Ja iga päev natukene rohkem ja lõpeta see muinasjutu rääkimine ära. Sa tegelikult täna said siit tööriistad kohe endale enesehinnangu muutmiseks ja kasvatamiseks, ehk siis sellise viisi, kuidas tunda ja tõlgendada oma emotsioone, harjutuse, millega sa saastad oma sellise enesehoolduse, mõned laused, millega alustada piiride seadmist ja võtme, kuidas vanu uskumisi lahti lasta. Ja nüüd proovi ühendus luua ka oma tõeliste soovidega. Ehk siis sa peaksid endale suutma teha vastutusplaani, kus sa paned siis enda jaoks kirja teatud punktid, teatud tegevuste tagajärjel saavutatud seisundi või saavutuse. Ehk siis sa pead seda positiivsust hakkama märkama. Ma olen nüüd üle aja ja loe siit korraks ära, teil jääb see salvestus alles, te saate vaadata, et ma ütlengi, et ma armastan väga palju rääkida ja kui sa minuga veel kokku puutud, siis niikuinii. Aga ma tänan teid kõiki ja ma loodan, et ma sain teie nagu kaela siis muuta niimoodi pehmemaks, sest alati, kui ma alustan oma mentorprogrammis, ma ütlen naistele, et istuge nii, keerake nüüd külje peale, hoidke hästi krampis ja proovige otse vaadata. Nii, ebamugav, eks? Ja nüüd laske õlad labaks, keerake otse. See on see, kus me olla tahame. Aitäh teile! Vau! See oli, ma ütlesin, et see on ju vau!
ma kirjutasin endale ka nii palju asju üles ja kommentaariumites siin saime jagada sinu linke, nii et kui keegi tahab veel süvitsi minna, siis võtke Heidi Kristeliga ühendust ja Heidi Kristel rääkis praegu täpselt nendest asjadest, mida me ilmselt väga paljud oma peast teame, aga me ei tee ja me ei tee seda kontrolli ja mina tundsin väga ära selles, et anname endale aega selles mõttes, endale mõnusat aega, naudime, ütleme endale hästi. Ja see on see koht, mis minul trigerdas, ma ei tee seda palju, aga ühesõnaga kuulake järgi, kes koha peal ei olnud, siin oli kullatükke nii palju ja keda vähegi Heidi Kristel kõnetab, siis minge aga teemaga edasi ja süvitsi ja lahendage kõik probleemid, sest et nii nagu Heidi ütles, tegelikult me ise otsustame, millised me oleme, millised me tahame olla ja kuhu me tahame jõuda. Meil ei ole vaja mitte kellegi teise heakskiitu selleks. Minu meelest imeline päeva jätk tuleb siit täna ainult. Aitäh sulle, Heidi Kristel, et sa tulid. Aitäh teile kutsumast. Edu kõigile.